kõik praegused valitsuserakonnad, tähendab, me oleme MTÜ Ravikanepi esindajana, räägin praegu, meil on tulnud vastused kannabinoidravi võimaldamise küsimust puudutanud üleskutsele on reageerinud poliitikuid kõigist erakondadest peale Reformierakonna. Et oskate ehk kommenteerida, härra Gräzin, kas... Ma alustaksin nagu natuke kaugemalt. Esiteks, mul oli väga hea meel, et me saime omavahel sellest ka natukene rääkida tund aega enne selle ülekande ja selle intervjuu algust ja ma tõepoolest sain sellest asjast teada seda, mida ma enne lihtsalt elementaarselt ei teadnud. Näiteks minu jaoks mõiste ravimikanep ja selle tähendus oli ikkagi, sai palju selgemaks just nimelt tänu sinule, mis veenab mind veel kord selles, et enne kui sa mingi otsuse langetad, kuula ära, mis targad inimesed räägivad. Ja kui me nüüd võtame teadmiseks sellise asja, et tähendab teatud osa kanepi omadusi ja teatud tüüpi kasvatatud või töödeldud või rafineeritud kanep annab reaalselt meditsiiniliselt positiivseid tulemusi, siis ei jää midagi muud üle, kui soovitada lihtsalt seda asja vähemalt uurida nii kaugele, et see pilt oleks lõplikult selge ja kui vaja, et siis see asi läheks ikkagi edasi. Sest riski kohta ei ole ju tegelikult mitte sellest tähendab, et ühe või teise ravimiga ravitakse ühte või teist asja, vaid see, et ühte või teist ravimit võidakse kasutada narkootilise ainena, mida me kindlasti ei soovi. Samas, eks ma pean ju möönma, et tegelikult ikkagi väga paljud ka praegu legaalsed ravimid tegelikult ju funktsioneerivad ka kui narkootilised ained lõppkokkuvõttes kadunud nõukogude aegadel siiski sipelga piiritust kasutati mitte määrimiseks, vaid ikka sissejoomiseks. Nii et ma ütleksin nii, et tähendab, olles ära kuulanud sinu põhiargumendid ja olles aru saanud, et on olemas teatud haiguste grupid seal alates kuni endokriinsete haiguste ja naiste viljatuseni ja mis iganes, tähendab, kui see täiesti selgelt need seosed olemas, ma lihtsalt eelistaksin näha ühte sükest paksemat või sükest soliidsemat uurimust või kui seda ei ole, et seda lähematel aegadel tehakse ja kui inimestel sellest parem saab, mis saab meil selle vastu olla. Lihtsalt tuleks jälgida muidugi seda, et see ei satuks noorte kätte lolluste tegemiseks. Aga need on kaks ise asja. Viin mingites doosides võib ka osutuda kasulikuks. Ja nagu ma ei tea, kui avalik või üldteada see fakt on, aga piiritus on Eestis medikaliseeritud. Piiritust poest osta ei saa, saab ainult 100 grammi kaupa retseptiga apteegist. Et see on piir, kuhu on otsustatud, et on seadusega mõistlik teha selline eristus. Siin tuleks kindlasti taodelda mingisugust erisust, sest see on ju rahvuslik traditsioon, siin rikume seda. Ja nii muidugi 30. aastatel Eesti oli tuntud selle pärast, et see müüdi maailma kõige kangemat piiritust. Aga kas seda ka joodi? Eesti ametkood on Guinessi rekordide raamatus. Ja muide, ega praeguse vabariigi alul päris kindlasti, ma ei tea, millal see kurat pidi siis ära lõppema, aga see 92-93, tähendab, ma mäletan, müüdi ka 96 piiritust ja see oli viinapoes, oli see kõige vasakpoolses servas. Aastani 2000. Absoluutselt. 14 aastat on meil olnud mis ma ütlen, tasus mul Riigikogust ära minna ja jälle. Viinamüüki ei maksa alahinnata, ma tuletan meelde, et kui me räägime meie vabariigi algaastast, ma mõtlen siis 18-20 lõpp, siis tõenäoliselt oleks me olnud hoopis sitemas seisus, kui oleks salapiirituse müüjaid olnud, sest et kuni 4% Eesti SKT-st tuli sellest salapiiritusest. On väidetud, et suured pangad päästis viimatisest majanduskriisist narkoraha. Kas sa tahad öelda, et mustturg on vajalik? Ei, ma ei taha seda öelda. Seda ei suudetud kunagi ohjeldada ja esimesed, meie vabariigi esimesed 10 aastat kuni 20 lõpuni kusagil inimesed veel, ma arvan, katsetasid igasuguseid mudeleid, ega siis ei olnud ainult Eesti demokraatia noor. Kõik tekkinud uued riigid olid sama noored ja siis joosti päris sageli peaga vastu puud, märksa rohkem, kui on juhtunud peale 92 aastat. Ja sellised keelatud või poolkeelatud kaubad on Eesti majandusele andnud hoo sisse,
pähe torkab kohe 3 olulist asja. Esimene lina 1860-ndatel, kui oli USA kodusõja ajal oli kaubandusblokaad ja lina hind läks maailmaturul üles ja sellega see tegelikult pani aluse Eesti riigile, kuna mulgid, seal oli mõni vald, ja need mehed 10 aasta jooksul tegid nii palju raha, et sellele ehitati, nende pojad läksid ülikooli ja sellest tegelikult tekkis Eesti rahvus võiks peaaegu. Kes suudis osta mõne mõisa, eks ju, kes suudis lapsi koolitada, see on tõsi. Esimesed Eesti mõisnikud, esimesed Eesti haritused, need tulid kõik seal. See on huvitav argument selles mõttes, et mis puudutab illegaalset meelemürkide turgu, siis praegu selle arvelt eestlased nii väga ei teeni, muidu võib-olla tõesti võiks seda tervitada. Teine oli piirituskuningad. Põhja-Eesti, ütleme, vaadake Käsmu, kõik see laevakaptelid. Sai võimalikuks ainult tänu sellele, et mõned riigid otsustasid keelustada. Ja kolmas on metall. Metalli 90-ndatel, kui Eesti oli värviliste metallide ekspordis maailma riikide seas vist 3. kohal. Jah, oli tõsi, see hämmastav täiesti. Aga seal tuli väga palju raha. Selle raha eest erastati väga palju, muidu oleks läinud, ma arvan, näiteks, ütleme, miks meil ei ole Vene kapital eriti levinud. Üks põhjus on see, et oli tol ajal tekkis nii palju kohaliku kapitali kiiresti, mis siis läks tööstuse kokkuostmisele. Minge mikrofonile natukene lähemalt. Ja muide, üks väike detail seoses masina ehitustehasega näiteks, Ilmarine, eks ole, tootis põhiliselt, ütleme, selliseid metallvalu ja malmasju, aga seda ma mäletan oma vanaisa jutust, et Ilmarine tegelikult tootis kõige paremaid spiraale, millega sai ka kodupuskarit ajada, mis oli tegelikult... Sinu vanaisal oli ka Ilmarisega midagi tegemist. Oli küll. Minu vanaisa oli Ilmarise peameister, tema juhatas seal vägesid. Ei, minu lihtsalt alguses tööline ja pärast tööline, aga ta oli Ilmarisega. Mu vanaisa lasi su vanaisa lahti. Vot see võis küll olla. Aga oli, iga üks, kes teab, kellel putsu kodus. Siin me näeme, kuidas nii-öelda keelatud asjade äri tekitab kõrvalmajandust, ütleme nii, et seoses kanepi kasvava populaarsusega saavad piibutootjad tööd juurde. Uimastituru aasta väärtuseks, aasta käibeks hinnatakse kusagil, globaalse uimastituru aasta käibeks hinnatakse kusagil 300 miljardit, see on nüüd väga oletuslik, piiriülese kaubanduse osa võib olla kusagil 50 miljardit dollarit. See on natuke rohkem kui kohvi maailmamajandus ja natuke vähem kui kala maailmamajandus väärt. Ja sellest rahast jääb Eestisse väga vähe. Meil jääb pigem kanda need ebameeldivused ja kahjud. Meil on, kui te tõenäoliselt teate, et meil on Euroopa kõige kõrgem uimasti suremus nagu pika puuga protsentuaalselt. See tuleb muidugi põhiliselt sellest, et tarvitatakse nii-öelda valesid asju, eks see on kogu see idapoolne turusolk. Nii kaua, kuni turg on väga must, on seda äärmiselt raske kontrollida. Musta turgu riik ei kontrolli. Ei olegi võimalik kontrollida, ja see on kindlasti miinus, ma ei näeks kanepi legaliseerimises ja maksustamises mingi erilist probleemi. Sest olemas on niikuinii, ega siis sellest lahti ei saanud soomlased oma piiritusest lahti keeluseaduse ajal, eks ole, 33. andsid alla lihtsalt ja lasid selle ikkagi vaba turule. Üha rohkem riike hakkab sellise allaandmise poole liikuma, samas on näide Rootsist, kus väga pika ülesmäge rühkimisega on saavutatud olukord, kus Rootsis on peaaegu kõige madalam uimaste tarbimine koolinoorte seas ja üldiselt väga nulltolerantne suhtumine kogu elanikkonna hulgas. Üldiselt lääs on läinud, mõnes mõttes mina nimetaksin seda nagu kergema vastupanu teeks aastakümneid, mis on see, et kõik uimastid pannakse ühte patta ja looduslikke uimasteid või ütleme, mõnes mõttes võiks ka ravimtaimedeks nimetada, mida on ju aastatuhandeid Aasia tsivilisatsioonid kasutanud, pannakse ühte patta,
tõeliste mürkidega nagu heroiin või eriti igasugused keemilised asjad. Et tegelikult muidugi märksa keerulisem on ajada sellist mitmekesist uimastipoliitikat, aga ma arvan, et me ei tea, me pole proovinud. Üks päris huvitav, ma olen natukese selle küsimusega ka tegelenud või uurinud, et kuidas seda maailmas reguleeritakse. Üks päris huvitav lahendus on Šveitsis, kus nad on kõigi näitajate järgi saanud heroiini sõltlaste probleemi suhteliselt kenasti kontrolli alla. Sest heroiin on kõige hullem narkootikum, sellest on kõige raskem vabaneda. Ma ei ole sellega päris 100% nõus. Eestis näiteks heroiini probleemi ja praktiliselt heroiini turgugi ei eksisteeri. Eestis ei ole see levinud, siin on mitmesugused meil on palju hullem praegu. Fentanüül on oluliselt ohtlikum. Need räpased keemilised asjad on muidugi hullemad, aga nad ma ei tea, seda ma ei julge väita, et nad on vähem. Aga mida šveitslased tegid? Kanebis on rohkem kemikaali. Šveitsis on niimoodi, et nad on heroiini sõltlane, kui ta siis nagu kuskil jääb üledoosiga vahele või on tulnud ennast vabatahtlikult kuskil siis kainestama, võetakse riiklikku registrisse ja on eraldi selleks ette nähtud haiglad, kus heroiini sõltlanele saab oma doosi riigi kulul. Nii et riik kontrollib heroiini turgu. Põhimõtteliselt on see sama, mis meie metadoonravimudel, ainult et lihtsalt asendusravi meditsiinilise heroiini. Ta ostab kõige puhtamat kraami, ta garanteerib selle ja tegelikult need inimesed töötavad. Et riik annab sulle heroiini tarbimise litsentsi ja teeb välja. Et see on see, Aasmäe rääkis Katarist, kus ta just äsja käis, see oli ka väga tore, et joomine on keelatud, aga sa võid taodelda endale joomise litsentsi. See tüüpiline islami, see on fatva ja see antakse sulle 9 aastaks, mis annab sulle meditsiinilistel... Sinna juurde käivad loomulikult kõik rehabilitatsiooniprogrammid ja riik siis proovib neid aja jooksul sõltuvusest vabastada, aga see vähendab väga palju kuritegevust, sest nad ei pea käima autodest vargil ja suremust. Üledoosi suremust, sest mettõde on kõrval. Ja nad on selle asemel, eks ole, et oma päevi raisata selle küsimuse vastamisel, et kust saada uus doos, nad saavad kuskil tööl käia ja neil on teatav meelerahu. Et selline lahendus on maailmas olemas, ma ei tea, kas see on lahendus, eks ole? Šveitsi lahendus on võib-olla natukene kulukas, aga meil on ilmnenud viimastel aastatel päris mitmes Euroopa riigis pilootprojekte ja isegi laiaulatuslikke selliseid terveid linnu hõlmavaid, näiteks Kopenhaagenis viimati, kui ma õigesti mäletan, avati selline teenistus nagu süstimiskabinetid, mobiilsed süstimiskabinetid, mis sõidavad ringi piirkondades, kus on sõltlaste osakaal, tänavatarvitajate, süstivate tarvitajate osakaal on suur, võimaldades neile puhast ja vaikset kohta, kus nad saavad seaduse silma eest ja üldse avalikkuse eest peidus oma doosi ära manustada, vaadata, kas nendega midagi juhtub või ei juhtu. Kui juhtub, siis on kõrval medõde, kes kohe süstib naloksooni. Ja piirkonnad, mis kubisesid varem tänaval vedelevatest süstijatest ja mahavisatud süstaldest, on muutunud miljööväärtuslikeks piirkondadeks, ilma et riik tegelikult üldse uimastit võimaldaks. Kuidas te suhtute sellistesse kahjude kahandamise meetmetesse, pragmaatilisse uimastipoliitikasse? Vaata, see kahju-kasu, see on selline niipidi ja naapidi. Tähendab öelda, et see nüüd vähendab seda, kuhu poole see raha läheb. Kindlasti Eerik teab seda, neid numbreid paremini või vähemalt suurusjärkudes kindlasti paremini kui mina, aga ma arvan, et see raha, mis ühiskond kulutab narkovõitluse peale, võib teoreetiliselt olla äärmiselt suur. Kui ma mõtlen selle peale, et eks ole, et üks vahend on minu pärast ainuüksi agentuurivõrgu ülevalpidamine ja salaagentide ülevalpidamine, kogu see jälitustegevus, pealtkuulamised, värgid, nii edasi. Kui sa tahad tõesti narkoketti kätte saada, siis kogu see tehniline aparaat, mis peab hõlmama kogu maakera, see võib olla tegelikult ikka oluliselt kallim kui need mõned doosid, eks ole, mis sa nendele sõltlastele annad. Ei ole ühtki teist avalikku poliitikat, mis oleks nii ebatõhus ja samas nii kallis kui uimasti poliitika. Jah, võib arvata, et lihtsalt selle tagaajamine juba mis see maksma läheb. Kui see küsimus oli muuhulgas see, et mida arvata sellest Rootsi või Taani süsteemi. Taani süsteemi, taanlased tegelevad ka selle asjaga. Et
minu jaoks on siin üks väga lihtne printsiip, mida tuleks rakendada võimalikult laialt ja see on see, et poliitika peab kõigepealt vaatama seda, kas selle abil on võimalik elusid säästa. Ja kui on üks selline süsteem, mis ilmselgelt vähendab igasuguseid terviseriske, ma eeldan, et sellise süsteemi puhul on hepatiidi probleem oluliselt maandatud, AIDSi probleem ja nõnda edasi, et igal juhul on kõige kallim ühiskonna jaoks elu ja sealt edasi siis alles kõik muud kaalutlused. Osa valijaskonnast kindlasti usub, et sellised elud ei ole väärt säästmist. Kui sa seda usud, siis tegelikult siis võib mõelda teistpidi pragmaatiliselt neile, kes arvavad, et on olemas elusid, mis võivad olla mitte säästmiseks, siis need kaudsed kahjud, mida siukse probleemiga kaaskäivad, need on ju ka hirmus suured ja nende juurika tulatavad juba siis päris kaugele. Mõtlengi, mida sina ütlesid, julgeolek tänaval alates sellest, aga veel üks asi, mis käib tõenäoliselt õnne ja rahulolu indeksi alla ülejäänud ühiskonnas, sest et need inimesed muudavad ühiskonna kindlasti ebastabiilsemaks, ebaturvalisemaks ja lõppkokkuvõttes täiesti normaalsele inimesele vähem elamisväärseks. Ja seda on nüüd küll väga keeruline rahasse ümber panna, küll aga võid sa ju ette kujutada, millises keskkonnas sa elada tahad, eks? Ja minu siin on võtta nagu kaks asja, tähendab, tõenäoliselt me siiski ei ole keegi otseselt selle poolt, et me tahaksime, et narkosõltlasi tuleks juurde ja et neid oleks hästi palju ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega tähendab, kusagil peab ühiskond rohkem pöörama tähelepanu sellele momendile, kus see sõltuvus võib hakata tekkima 12, 13, 14, 15, kahjuks need vanused lähevad alla ja nii edasi. Tähendab, et see nagu on üks koht. Aga on olemas ka teine pool on see, et nüüd päris kõiki häid asju, ja ma ei ütle, et narko on tingimata hea asi, aga üleüldse lihtsalt kõiki häid asju ära keelata. See lihtsalt tuletab, mees läheb vene papi juurde ja küsib, et naist ei pruugi, viina ei joo, suitsu ei tee ja nii edasi, et ütle, živuli ja pravetna, kas ma elan õiget elu ja papp vaatab talle, ütle, živjošte brat, pravedna, no zrja. Et sa elad küll ja õiget elu, aga täitsa ilma asjad, kui kohe üldse midagi ei ole. Ja see pravedno, no zrja on täiesti legaalne uimast. Ja, nii et see on muide Vene sigari seltsi loosung. MTÜ Ravikanepi esindajana ma peaksin tõstatama selle küsimuse, et meil on praegu väga veider olukord Eestis. Juku, sina oled sel teemal sõna võtnud ka, et meil on seaduste järgi on legaalne määrata patsientidele kannabinoidravi, kas siis sünteetiliste või fütokannabinoididega. Ja on olemas patsiendid, kellele see ilmselgelt on näidustatud. Ja teaduslikke tõendeid koguneb, ütleme, iga päev tuleb juurde uudiseid sellest, kuidas tuvastatakse jälle kasulikke omadusi või mõõdetakse neid üha suuremates ja suuremates valimites. Ei ole kahtlust, et endokannabinoidsüsteemi moduleerimine võib olla tervisele kasulik. Me kõik oleme seda ise teinud, kui me oleme teinud tervisejooksu või tarvitanud palavikuravimit, mis sisaldab atsetaminofeeni. Mis sa nüüd meile vaatad, mis sa tahad öelda, et ma tean, kas siuke asi on olemas? Kõige tavalisem palavikkuravim ka muuhulgas moduleerib kannabinoidsüsteemi. Ometi mõnede kannabinoidide kättesaadavus on mitte nulli lähedane, vaid ongi 0. 9 aastat on meil olnud see seadus, mis võimaldab patsientidele ravikanepit välja kirjutada. Ükski arst ei ole siiamaani esitanud isegi mitte taotlust selle võimaldamiseks. Nad kas põiklevad selle küsimuse eest või ütlevad, et tegemist on narkootikumiga, neil pole selleks voli ega tahtmist. See on meil see teoreetiliselt peaks meil töötama, aga tõesti ei ole siiani ainsatki juhtumit olnud. Kui me sellega Eestis hakkama ei saa, kas võiks olla põhjendatud vastavat raviviiside reguleerimine Euroopa Liidu üleselt? Ma arvan, et see on täiesti mõistlik
ja siin on jälle üks... Või peaks Eesti ise otsustama need küsimused? Eesti, loomulikult Eesti võiks ise otsustada, siin on nagu see asi, et ma ei saa aru, ei jõua kohale, löö või maha isakene, ei jõua kohale, et kui on olemas täiesti mõistlik seadus, on täiesti võimalus nendele patsientidele see kanepi välja kirjutada, eks ole, nagu tehakse Soomes või ükskõik... Ma ei tea, kui mõistlik seda on, see on päris keeruline. Toimib kõik väga hästi, aga kodanikud, doktorid ei ole mitte kellelegi, isegi siis, kui see on tõestatud, ma tean patsiente, kes on saanud seda kanepiravi, seetõttu on läinud seda kuhugi teise riiki saama, sest siin on sellised mõttetult keeruline. Või nagu üks nendest patsientidest Askur Alase artiklis Eesti Ekspressis, mis seda teemat käsitles, rääkis, et praegu on nagu täiesti ajuvaba, et tema peab saama kanepiravi, ükski doktor seda kusagil näiteks lääneriikides, kus ta on käinud abi saamas, ei vaidlusta, Eestis talle seda välja ei kirjutata ja nüüd tema, kes on väga edukas ärimeine, peab käima kusagil kangi all mingi jorsi käest salaja tikudoosis endale sõngeldamas ravimit, no see on ju ajuvaba. Või riskima kriminaalkaristusega ise või riskima kriminaalkaristusega just nimelt, sest selle, ütleme, kujuta pilti, kui ta nüüd kasvataks sama tütarlaps, keda sinagi teada, oma seda kanepit aknalaua peal, on ju ilmselge, et ta ei lähe seda, ma ei tea, kooli oma enda lastele müüma. Et sellisel juhul ta paneb oma putka kinni ja läheb vangi. No see tuleb sellest, et see tuleb ilmselt muu hulgas vähemasti sellest, et meie meditsiinisüsteem on nõukogude pärand on tugev, see on alati olnud, see on raiutud kui rauda, et narkootikum on ohtlik ja meil on nulltolerants, on samamoodi riiklik nulltolerants, jäik on kehtinud aastaid, eks ole. USA-s, kus viimastel aastatel on ju mitmes osariigis marihuana lausa legaliseeritud, kus ravikanep on olnud lubatud palju, umbes pooltes osariikides vist. Seal tekkis selline mingisugune mentaalne murrang minu arvates. Kindlasti neid põhjuseid oli veel, aga üks selline oluline päästik minu arvates oli see, kui nüüd viimaste suurte sõdadega, eriti just Iraagi sõda, kus post-stress sündroom osutus väga levinuks ja traumajärgse stressi sündroom. Jah, seesama haigus, mida me siin kõik põeme, eks ole. Traumajärgne stressi. Ja üsna paljud arstid hakkasid kirjutama veteranidele välja ravikanepit. Ja siis tekkis selline endiste sõjaväelaste liikumine, kes hakkas, kuna seda Pentagoni toetussüsteem ei tasustanud, seda ei kompenseeritud ja seal tehti siis lõpuks poliitika muutus, kus täna USA kaitseministeeriumi tervisepensionid katavad ka ravikanepit. No siin ongi nagu kuna seda tehti, siis see tegelikult justkui nagu vabastas kogu selle teema mingist painest. Ja siin ongi see moment, millele praegu, kus Erik just praegu lõpule jõudis, on see, tähendab lõppkokkuvõttes, eks ole, ravimi ja mitteravimi ja arstimise ja posimise ja nõidumise ja šamanismi vahe tegelikult on juriidiliselt väga lihtne. Šamaani teenete eest haige kassa ei maksa, aga arsti teenete eest, kus juures see arst võib olla viimane kirves, on tema eest makstakse. See on Ameerikas käibifnaali inglise keeles ta kõlab paremini, aga eesti keeles läheb ka peale. Kuidas nimetatakse, milline tiitel on arstiteadus, kõige viletsama arstiteaduskonna kõige lollimal lõpetajal? Mis tiitel talle antakse? Talle antakse tiitel doktor. Nii et ühesõnaga siin paratamatult tuleb arvestada sellega, et arst on mitmesuguseid, arstil on individuaalne vastutus, sa ei saa teda sundida midagi välja kirjutada, kui ta ütleb, et tema leiab, et see ei ole õige. Tema otsuseid saab vaidlustada teatud protsesside. Aga lõppkogus viimasena vastutab patsiendi eest arst ja kui ta oli see, võt ma ei kirjuta, siis ta ei kirjutagi ja otsi siis endale järgmine arst. Ja muidugi viimane asi, see nüüd on küll eelviimane, et
demoniseeritud Nõukogude Liidu aegne asi oli selles, et ega siis Nõukogude Liidus narkootikumid ju liikusid. Aga nad liikusid, ütleme ikkagi äärmiselt kehvades kohtades, nad liikusid põhimõtteliselt kinnipidamiskohtades. Ja siis te võite endale ette kujutada esiteks, mis oli selle kvaliteet ja mis selle ümber oli ja nii edasi, sellepärast, Kanetit liikus täitsa hästi igal pool. Tavalisele Nõukogude komnoorele assotsieerus narkootikum ikkagi eeskätt tsooniga. Ja esimene kord, kus see nagu enam-vähem kuskilt hakkas läbi koostma, olid siis, kui need tsooni ja nagu ka homoseksualism. Nagu ka homoseksualism. Ma arvan, et need hoiakud tulenevad umbes ühest kohast. Päris huvitav kõver on muide graafik, kus on, mis peegeldab elanikkonna pooldavat suhtumist homoabieludesse ja kanepi legaliseerimisse USA-s. Need graafikud jooksevad põhimõtteliselt kõrvuti, lihtsalt see homoabielude graafik on natuke ees ajaliselt, aga nad on väga-väga sarnased. No ühesõnaga, see, kus see mentaalsus kergelt hakkas muutuma, oli siis, kui Vene teatud osa intelligentsist hakkas kultiveerima ja läks väga populaarseks, mis on minule eriti südamelähedane, kus ühesõnaga see nõndanimetatud Platnoi romantika hakkas legaliseeruma. Ja võt, eks ole, Arkadi Severni, üks käes on punš. Nüüd on see muutunud lausa riiklikuks poliitikaks, aga ei ole midagi teha. Nüüd enam ei meeldi. Muide, ma segan meid, et tulevad järjest küsimused, et kuidas me menetleme. Lianne Tedergi küsib, et narkomaania on ju ka haigus. Kus kurat see nüüd kadus? Igor, kuule kummarda alla korraks, ma saan lõpuni lugeda. Ühesõnaga mõte on selles, et küsimuse mõte oli selles, et kas siis ei hakata narkomaaniaks ka raviks kanepit tarvitama. No siuke küsimus. Ma tean uuringutest, mis on küll väikese valimiga, kus on näidatud, et opioidisõltuvuse ravi saavad patsiendid saavutavad paremaid tulemusi, kui neil lubatakse selle sõltuvusravi perioodil tarvitada kanepit. Kuna kannabinoidid mõnedel inimestel tugevalt leevendavad opioidide ärajääma nähte. Ja on üks üsna usaldusväärne uurimus, mis on näidanud, et patsiendid, kellele on määratud opioidiravi, näiteks oksükontiin, kui nad saavad lisaks ravikanepit, siis nad saavad vähendada ilma, et valu tugevamaks muutuks, saavad oluliselt vähendada kuni kolmandiku või vist isegi kuni 3 korda opioidide doosi ja millega koos kahanevad ka opioidide ebameeldivad kõrvalnähud. Sai vastuse praegu. Ja kuna sina oled praegu, ütleme, selle teema kõige suurem spetsialist, siis ma arvan, et lihtsalt vaatajatele ja tegelikult, nii nagu sa mulle ka nurga taga seletasid, seleta mulle ära, ütleme, nimeta mulle 10 haigust, kus see aitab. Lihtsalt, et meie diskussioon, et me näeme, kus kohas ka on. Eks ole, valu võtab ära rast. Sümptomaatilist ravi põhimõtteliselt kõigi krooniliste valude haiguste puhul. Skleroosis multiplex tugevalt leevendab spasme. Vähivalud, HIV-valud. Naiste viljakuse küsimus on uurimise all. Tähendab, mida ma ütlesin, endokannabinoidsüsteemil on oluline roll väga paljude elundite ja protsesside juures, muuhulgas naiste viljakuse juures. Ehk siis kehasisestel kanepi toimeainete analoogidel. Me räägime haigustest, mis on sageli just vananeva elanikkonna haigused. Diabeet, Alzheimeri tõbi, Parkinsonism, Huntingtoni korea. Halb tuju. Halb tuju, kahtlemata. Raskemeelsus on vist isegi kliinilise diagnoosina olemas. Loomulikult on. Jah. Et me räägime paljuski eestlastele omastest haigustest, mis meid vanaduspõlves kimbutavad ja me oleme vananev elanikkond, me peame tõele näkku vaatama ja tegema eakate inimeste elukvaliteedi võimalikult kõrgeks. Ja mina isiklikult usun, et kannabinoidravi võimaldamine kõigile, kellele see on näidustatud, aitaks sellele eesmärgile kõvasti kaasa. Ei olegi mõtet vaielda, sellepärast, et isegi kui meie suhteliselt kipspäine süsteem on paberi peal sellest aru saanud, see, et see ei toimi, on nagu järgimine etapp. Ma arvan, et siin aitab aeg ja selgitustöö lihtsalt. Ja võib-olla ka siis kas esimene või teine julge arst, kes selle
ära teeb, sest eks nad kardavad ju kõik, et nad jäävad jalgu pidi kuhugi ukse vahele ja kukuvad ninali. Noh, et Eesti Ekspress kirjutab paar ilkuvat artiklit, seda nad kardavad. Jah, just. Või kolleegid kirjutavad need ilkuvad artiklid täiesti vabalt just. Ja vaata, siin nüüd ongi, arstid on muide üks elukutse, kus on väga selgelt määratletud, kes on arst ja kes ei ole arst. Ja siin on, kus see on ka vaba liberaalse turumajanduse seisukohalt põhjendatud, et arstide nimekiri peabki olema lõplik. Ütleme, kellasseppade nimekiri, kui nad teevad oma tsunfti, siis see ei pea olema lõplik, aga arsti oma peab olema ja põhjus on selles, et 99 kõigest sellest, mis arst teeb, on mitte arsti tegevusena illegaalne. Ta lööb sulle noa kõhtu ja võtab selle eest raha. Eks ole, kui sina eemaldab jäsemeid. Eemaldab ja või siis ta annab sulle mingisugust asja, mida tänaval nagu ei tohi kasutada ja nii edasi, et arst tegelikult ongi, tal peab olema see baasteadmine, et ta tohibki balansseerida selle koha piiri peal, kus easimid muutuda halvaks, halb tagasi, see on seesama homeopaate probleem, see on seesama see kanepi probleem ja mitmed teised, ta ongi nii. Osa probleemist hakkub ilmselt eelmise teemaga, haridus on mõnevõrra puudulik. Ma ei tea, kui hästi tutvustatakse tänapäeval Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilastele endokannabinoidsüsteemi toimimist. Ma tean, et Soomes krinoloogiliste haiguste praktikumis või selles teoreetilises osas on see sees mõnedes ülikoolides. Eesti kohta ma ei ole vastust saanud veel. Ma väga ei usu, et seda väga tutvustab. Aga see on suhteliselt, me räägime suhteliselt uutest avastustest. 90-ndatel hakati endokannabinoidsüsteemi üldse põhjalikumalt uurima. Just see keelustatus on teaduslikku tegevust pidurdanud, aga nüüd need pidurid on hakanud väga hoogsalt vallanduma. Ja me saame seda uut infot põhimõtteliselt pidevalt selle kohta, et vähemalt meditsiinilise kanepi laialdane kättesaadavaks tegemine näidustustega patsientidele võiks olla kasulik kogu ühiskonnale. Nii narkopoliitiliselt kui ravimipoliitiliselt, kui tervishoiupoliitiliselt. Kas olete nõus? Jaa, mina olen nõus. Absoluutselt nõus. Ma tänan, kas meil on veel pikalt rääkida, kaua see jutuajamine siin sel teemal kestma pidi? Pole õrna aimugi. Oskabki. 10 minutit veel. Nii. Ja muide, see uuesti tagasi tulles, et niipidi mõjub ja teistpidi mõjub ja see ja ma hiljuti kasutasin primitiivse rohu näitena. Ja jutt käis tegelikult sellest, et kas Selver tohiks müüa teatud lihtsaid rohtusid, et kas tõesti, see on see apteekide teema, mis praegu üle. Ja mis te arvate? Ja ma hakkasin rääkima siis ühe apteekriga, et jumalukene, et nagu nii ju retsepti ei ole, et võtame ühe täiesti primitiivse rohu, näiteks aspiriin. Läks täpselt 3 minutit aega ja ma sain teada, et aspiriin on tegelikult surmav. Tähendab, juhul, kui sa võtad ta sisse väga suures doosis, siis praktiliselt kuskil 3-4 minuti pärast tähendab, tekib neeru puudulikkus ja nii edasi. Nii et öelda seda, et on olemas absoluutselt need rohud, mida võid oma peaga võtta ja nii edasi, neid lihtsalt ei ole olemas ja täpselt sama aspiriiniga sa võid tegelikult minna just endale vagunitäie aspiriini esimest ettejuhtavust apteegist ja tekitada endale neeru puudulikkus. Ma julgen väita, et see nii-öelda surmavus ei ole aine lubamise või keelustamise puhul üldse mitte kõige tähtsam parameeter. Aga see, kuidas kasutatakse, muidugi. Siin ongi see ka, kui see sama ravikanepi juurde tulla, siis ma arvan, et mitte keegi ei vaidle, et iga asi on koguses, mis ületab mingit teatud mõõdukuse, on jama ja igal juhul ei ole enam vähemalt kasulik, kui mitte kahjulik või siis surma. Et halvem on see, kui siis spetsialistid ei räägi sulle, eks ju, et palju sa võtad, kuna sa võtad, miks sa võtad, mis asi see on, et nüüd tarbid, nüüd ei tarbi, vaid see on kusagil kalevi all ja siis põmbjad katsetavad hea meelega. Meie MTÜ-ga on ühendust võtnud mitu patsienti, kes tunnistavad, et nad oma algatuslikult tarvitavad kannabinoidravimeid. Mõned on need hankinud mustalt turult väga kahtlastest kohtadest väga kangeid kontsentraate, mille sees võib olla jumal teab mida. Ja samas nad ei julge sellest oma arstile rääkidagi. Arst kutsub miilitsa. Kuna kardavad, et arst kutsub miilitsa just nimelt. Et selline olukord on mingis mõttes absurdne, eriti kui me räägime vähipatsientidest, keda Eestis ei ole mitte vähe. Ja kuna ravikanepi näol on tegemist loodusliku raviga, siis siin on veel üks vast
üks nõukaaegne niisugune jäänuk, mis pärineb ikka aastakümnete tagant, ma arvan, et suurest sellisest tööstustehnilisest revolutsioonist, mis ütles kõigile Nõukogude Liidu kodanikele, kaasatud arstitudengitele, kes siis nüüd ravivad ja õpetavad uusi, et keemia on hea ja see, mis nagu Igor siin rääkis, vanaema näitab, no see on mingi bullshit, seda vanamutt on ju loll, nii et tal ei ole äridõst, et tema ütleb, et söö mingit sammalt või ma ei tea, keeda endale seda teed, et see ei ole tõsiseltvõetav meditsiin. See on ka siuke koht, millest võiks ikkagi tasapisi hakata üle saama, et lõppkokkuvõttes ravimid sünteesitakse looduslikest normaalsest ravimid loodusest. Kuidas sa Europarlamendis kavatsid selliste asjade eest seista? No ma esiteks ausalt öeldes ma ei tea, kas Europarlamendis millised fraktsioonid kuidas jagunevad, aga seista nii, et mina olen selle meil on see tegelikult see rahuikanep legaalne. Ma tahaksin väga dekriminaliseerida kogu selle asja. No Eestis on osaliselt dekriminaliseeritud omamine ja tarvitamine, mis ei ole dekriminaliseeritud, on oma tarbeks kasvatamine, mis eeldatavasti eraldaks suure osa tarvitajaskonnast, kui see dekriminaliseerida, eraldaks mustast turust. Mis sa arvad sellest? Mis on väga mõistlik, see must turg ei ole hea, kõik asjad, mis on täiesti kontrollimatud, ei pruugi olla kõige mõnusamad ja lahedamad. Mis ma räägin, siin on kahjuks on sellega, või kuna Euroopa Liit, nagu see ennem ka oli jutuks, eks ole, et Europarlament ei võta vastu seadusi, see on nüüd nagu Eesti riigis vastu võtab, ta kinnitab. Aga ei algata. Europarlamendi saadik ei saa algatada seadust. Küll, aga siin oli juttu enne ka haridusest, eks väga palju sellest probleemist on seotud eelarvamustega ja selle vastu aitab kõige paremini ikkagi inimeste harimine. Ma arvan, et sama debatt näiteks aitab, paarkümmend inimest ikka vaatab, et räägivad sõpradele edasi. Mina olen jälginud Eesti uimaste poliitikat rohkem kui 10 aastat ja ühegi valimise eel ei ole nii palju sellest räägitud kui tänavu. Mis te arvate, millest selline tendents, kas mullistused mujal maailmas, ÜRO uimastepoliitika eeldatav muutumine, mis võib olla see tegur? Ma arvan, et suur osa sellest tegurist ongi, et seda kanepit on hakatud legaliseerima ja siis targad inimesed on suutnud hakata mingeid müüte murdma, just kui oleks, ma ei tea, tegemist tappu asjaga, igal võimalikul juhul, eks ole ju. Et see on täiesti normaalne, mida rohkem asjadest räägitakse, seda rohkem siukene nende jäänukmüütide murdmine ju käib. Ma leian, see on täiesti normaalne ja selline loogiline protsess. Eks Eestis on ka põlvkonnavahet. Ja põlvkonnavahetus ka, sest ütleme nii, et meil räägivad ka ühiskondlikus elus kaasa juba need tüübid, kelle kooliharidus erinevalt meist ei jää kuhugi nõukaaega, eks ole. See on ka kindlasti oluline aspekt. Ja kelles on maailm lahti ja kes oskavad vaadata ja hinnata, et kuidas mujal on asjad tehtud ja lihtsalt paralleele tõmmata. Väga mõtlemisoskus on äärmiselt oluline. Ja lõppkokkuvõttes siis ma siiralt usun, et inimkond saabki aja jooksul targemaks ja me lihtsalt kogu inimkond, mitte ainult meie, me olemegi 10 aasta võrra targemad, vähemalt juba seegi, et me sellest asjast räägime. Seda enam, et algul läheb asi ühtepidi, pärast läheb teistpidi, eks ole, mis on kõige tähtsam ja kõige huvitavam ravim, eks ole, maailmas praegu. Kahtlemata Viagra, millega on tehtud, eks ole, miljardeid. Milleks Viagra tehti? Viagra tehti selleks, et ravida ühte kõige tavalisemat haigust, mida ei suudetagi ravida ja Viagra ei ravi, kuigi pidi. Ta pidi ravima nohu. Sümptomaatilist. Nohu. Ta pidi ravima sümptomaatilist nohu. Lihtsalt sellepärast, et ta siis tõmbab ühe sõnaga need veresooned siin kinni, aga ta tõmbas hoopis veresooned hoopis teises kohas lahti ja või kinni ja läks asi hoopis teist pidi. Nii et nii läheb teadus ka. Jah, et asjad juhtuvad ja kogemused kasvavad, ma arvan, et see on see põhiline asi, miks sellest räägitakse. Ma usun, et küll sa näed enne Riigikogu valimisi järgmisi on see teema veel rohkem üleval, eriti sellepärast, et Eesti juhtuvate asjade eest saab toimetada ikkagi Riigikogu, mitte Europarlament. No riskikoht mingil määral, siin mulle tuli meelde, et oma eriharidus tähendab riskikoht võib tekkida siis, kui suhtumine sellesse samasse temaatikasse võib riigiti muutuda väga erinevaks.
erinevaks ja niivõrd erinevaks, et kusagile kunstlikult tekitatakse halduslikud või administratiivsed, jutumärkides tollibarjäärid, mitte raha mõttes, vaid lihtsalt, et kuskile pannaksegi mingisugune kutsa sinna piiri peale ja kes hakkabki seda otsima ja nii edasi. Tähendab, siin selles mõttes peab nagu Euroopa käima enam-vähem ühte jalga, et nüüd ei oleks nii, et kus abordi pärast peab Iirimaalt sõitma Šotimaale või kuskil mingi... Siiamaani muuseas ei käi Euroopa selles ühte jalga selles mõttes ei käi, jah. Aga võt see on nüüd see koht, kus Euroopa Liidu teema on. Kui me räägime uimastituru seotusest relvaturuga globaalsel tasandil, siis on uimastipoliitika kahtlemata äärmiselt julgeolekustatud valdkond. Et samade kanalite kaudu liigub ka muu Eesti riikluse ohtlik. Aga näed, sa ise ütled kah, üks asi muide. Ma väidan see. Müüsid ikkagi venelastele 2 suurt naevu, eks? Saad aru, vaata, kuna ma olen ka õiguslingvistikaga tegelenud, siis ma usun sellesse, et sõnad tähendavad asju. Tegelikult sa ise kasutad ka eesti keelt antud juhul väga lohakalt. Selle asemel, et rääkida uuest progressiivsest ravimist, sa räägid kogu aeg uimastist, mis ei vasta tegelikkusele, eks ole, kui me praegu kanepist rääkisime sellest, et inimesed saavad terveks, aga sa kasutad tervenemise asjaks, sa kasutad halba sõna. Me ei saa ju eitada seda, et ravimiturg ja uimastiturg omavahel tihedalt seotud. Uimastituru pantvangist. Kas ta näeb sellist tabletti Venel hullumees kasutad nagu tsüklatool, oli ka ravim, aga sellest sai ennast väga lolliks teha kiiresti. Mida sa kõik ei mäleta? No tean seda väga hästi. Nii et jah, et mõistuspärane kasutamine, aga ikkagi oleks kasulik neid asju natuke avatama. Seda tsüklatooli võiks mulle ka välja kirjutada, ma lasin nad alati peldikust alla. No siis sulle seltsimehed ei rääkinud, neid oled punase veiniga. Ja ma isegi ütlen, seda ei ole küll sina kirjutanud, aga see kirjutati ka Rauane välja. See musta pori näkku ja see oligi see, mis peldikust alla lasti täpselt. Õige. Lõpetame tsükloniga selle jutuajamise, mis ei jõudnudki paljude oluliste teemadeni, aga ma väga tänan teid, et te olite valmis teemat arutama. Ikka. Aitäh kutsuma. Edu valimistel. Proovime. Lähme suitsetama.